Kes meist poleks tundnud ebavõrdset kohtlemist? Ikka läheb elus midagi halvasti. Meiegi saame vahetevahel pöördumisi, kus inimesed on rahulolematud näiteks liiga suure veearve pärast. Neile tundub, et neid on diskrimineeritud. Sellisel juhul võib pöörduda tarbijakaitsesse. Diskrimineerimisega tegemist ei ole. Diskrimineerimiseks loetakse ikkagi sellist olukorda, kus kedagi on ebaõiglaselt, ebavõrdselt koheldud mingi tunnuse pärast, mida inimene ise endas muuta ei saa. Sellisteks tunnusteks on näiteks vanus, rahvus, naiseks või meheks olemine, perekondlike kohustuste täitmine ja nii edasi. Tunnus on midagi, mille poolest teie erinete näiteks oma kolleegidest. Ütleme niimoodi, et te olete teinud väga hästi ja nõuete kohaselt oma tööd. Teie olete näiteks naine, aga ülejäänud inimesed kollektiivis on kõik näiteks meessoost. Diskrimineerimisega on tegu siis, kui teie väiksem palk ongi seotud üksnes sellega, et te olete naissoost, mitte aga näiteks sellega, et te olete pidevalt tööle hiljaks jäänud või et teie töö siiski ei ole nõuete kohaselt tehtud. Kui sa ei ole kindel selles, et kas sind siis on diskrimineeritud või mitte, kirjuta meile julgelt. Kas saada e-kiri avaldus@volinik.ee või vaata lisa meie kodulehelt www.volinik.ee.